Siin on 5 asja, mida sinu eest varjatakse. USA ei käinud 1969. aastal kuul, vaid see kõik filmiti stuudios. 2001. aasta 9/11 rünnak ei olnud ainult terroristide tegu, vaid ka USA valitsus võimaldas selle. Lennukite järel nähtavad kondensjäljed ei ole tegelikult veeaur, vaid valitsuse poolt tahtlikult taevasse paisatud kemikaalid. 12% lindudest on tegelikult droonid, kes koguvad informatsiooni inimeste harjumuste kohta. Maailma juhivad reptiilidest tulnukad, kes suudavad muundada kuju ja muutuda inimesteks. Tuntumad neist on Briti kuninglik perekond ja Ameerika presidendid. Ei, sinu eest ei varjata tegelikult midagi. Need on vandenõuteooriad. Toome sinu ette peamised vandenõuteooriate tunnused. Vandenõuteooriates räägitakse tihti, et on väga pahatahtlik grupp, näiteks salajane kõikvõimas nähtamatu organisatsioon, kes siis tahab maailmale halba. Teiseks omakasupüüdlikkus. Selle kurja grupi eesmärk vandenõuteooriates on tihtipeale omakasu, saada kas raha, võim või kontroll. Neid ei huvita tavainimeste kannatused ja on justkui võimelised tegema kõike oma eesmärgi nimel. Kolmandaks on varjatud telgitagused. Ehk siis vandenõuteooriates tihtipeale me ei saa teada, kes see konkreetselt see pahalane on, kuid meile öeldakse, et on varjatud inimene, kes siis juhib seda kõike, kellel on siis käpp sees näiteks meedias või valitsuses, kus ta saab siis edastada oma plaani. Ja sellepärast nad enamasti ei avaldagi tõendeid ja ütlevad, et vaid väga valitud inimesed teavad seda päris tõde. Neljandaks, ausalt on tõendid olemas. Vandenõuteoreetikud ütlevad, et ajakirjanduses esitatavad faktid on valed või kallutatud, et on olemas justkui teised uuringud, mis paljastavad siis selle päris tõe, aga õigeid tõendeid meile ikkagi ei esitata. Tihtipeale öeldakse ka, et siin on sulle faktid, aga oma taustauuring tee ise. Näiteks öeldakse, et joogivesi on saastatud ja siis tuuakse näiteid Aasia uuringutest, aga Aasia ja Eesti joogivett me ei saa võrrelda. Viiendaks on siis see, et juhused pole olemas. Ehk siis võetakse omavahel seosetud nähtused ja tehtakse nendest mingid seosed, et luua sealt justkui see varjatud muster. Vandenõuteooriate maailmas on kõik väga mustvalge. Luuakse tahtlikult selline vastasseis. Sa oled kas hea või paha, võitja või kaotaja. Vahepealset varianti ei eksisteeri. Tekitatakse tunne, et sa pead justkui olema kellegi vastu. Aga proovime siis, kui lihtne on üks vandenõuteooria välja mõelda. Esiteks esitame ühe fakti. Näiteks täna hommikul läks elekter linnas ära. Teiseks seame selle fakti kahtluse alla. Et kas pole mitte imelik, et just sel kellaajal läks elekter ära. Kolmandaks leiame süüdlase, et võib-olla keegi testis midagi, näiteks valitsus. Neljandaks tekitame saladusefekti, et muidugi keegi ei räägi sellest, keegi ei taha ju, et rahvas teaks. Ja viiendaks teeme järelduse siis, et täna hommikul pani valitsus meelega elektri ära, et kontrollida, kui mõjutatavad me nende poolt oleme. Kas kõlas loogiliselt? Ei, reaalsuses läks mingi elektrivõrgu juhe katki ja elekter läks ära. Aga näe, mis saladusi meie hoopis siin jõudsime välja. Seega, kui sulle esitatakse midagi väga mustvalgelt, ole valvel. Kui midagi esitatakse tõena, aga tõendeid ei näidata, ole valvel. Kui süüdistatakse kedagi, aga ei tuua välja konkreetset inimest või umbmäärane grupp, ole valvel. Kui midagi esitatakse tõena, aga tõendeid ei näidata, ole valvel.